no vot. No tervist, kalamehed. Ja head uut aastat kõigile. Nagu näha, siis esimesel jääl, et jääd on juba selline 10 sentimeetrit siin väikeste veekogude peal ja saab juba vaikselt katsetada, et muidugi hästi ettevaatlik tuleb olla. Minul on siin naasklid kaelas ja koputan seda jääd ja puurin iga lühikese aja tagant ka, et see lume all ei näe ka, mis see jää on, siis tasub hästi ettevaatlik olla. Aga ikkagi esimene jää on olemas, nii et tundub, et jäädavalt. Hetkel mina püüan siin särge. Olen juba saanud mõned 3 särge kätte. Üks ahven isegi käis siin, pani laksu. No nüüd tuleb käsi. Suur on see särg siin tänavu, väga suur. Esimese jääga särg on suur ja ilus. Korralik latakas. Noh, mitte nüüd vobladast ei tee, aga elus söödaks on ta päris suur. Natuke suur liiga isegi, mõtleks minu maitse järgi. No nii. Selle talve ja hooaja esimene lipp on püsti. Väga suure särje peale ka veel. Nii et ma hästi ei usu, et siin kedagi otsa on jäänud, aga vaatame. Suure särje peale tavaliselt nolk krabab, siis ta ei saa tast kohe kuidagi jagu. Mis meil siin siis toimub? Praegu ei toimu küll mitte midagi. Võiks natuke tirida, oleks vahvam äkki. Ei midagi. Ja rahmaki ja mitte midagi. Aga vaatame, kas särjel on mingid rabamis tunnusmärke. Ütleks, et ei ole. Või on sabas midagi siin. Niisiis. Liigutan undasid. Minu taktika unnapüügil on see, et undasid tuleb liigutada. Ütleme 15 minutit ja siis juba võib. Tegelikult ei ole mõtet neid hoida ühe koha peal liiga kaua. Ega see aug ei ole, teab mis aktiivne siin selle külma veega. Liigutad unna, paned talle lähemale ehk joppab ja on lootust põhtule ka. Muidu võib see und päev otsa seal ühes kohas istuda ja mitte midagi ei toimu. Nii, lähme siia poole natuke. Ja siin on nüüd vähe vist. Just mingi krükk käis ära. Jah, siin on tõesti vähe. No näed, liigud natukene ja nii palju muutub. Siin on tõesti mingi, ma ei tea, 6 sentimeetrit võib-olla, kui sedagi. Ja siin oli tunduvalt rohkem, ma arvan, siuke 8–10. Tasub olla väga ettevaatlik. Ma siin olen püüdnud nii talvel nii kärbse tõugu või sääse vastsega, aga ma ei tea, minu arust ei ole küll mingit vahet siin elus sööda püüdmisel, kumbaga püüda, et ainuke vahe on see, et sääse vastsega on palju tüütum toimetada, siis kärbsega on nii palju lihtsam.
nii palju lihtsam, jah. Keegi seal on. Keegi seal on. Aga jah, mul oli juba särje ikaldus natuke. Parem suurus ka. Liiga suured, ma ei tea. Vähem lõbu. Oba, no nüüd tuleb jälle suurem kala. See on ju pätsi mõõtusärg juba. Noh, ma näitan. Muidugi mõõdulinti ei ole või mingit asja, aga kuidas saab erineda nagu see jääpaksus. Siin uurisin on selline nii palju jääd, ütleme üle 10 sendi, 12 senti äkki. Järgmine auk on siin. Ma ei tea, 4 meetrit eemal või? Tegelikult ma julgen üldse minna siia. Ja siin on sisuliselt mingi 3-4 senti. Et no tõesti. Väga vähe nagu liigud ja juba on olematu jääd. Et kes ei ole valmis vette kukkuma, siis ärge ronige jääle. Jää on kahtlane. No nii, see koht, kus oli ääretult vähe jääd, siin kõrval kohe võttis. Ongi, siin on nagu kõvasti jääd, kus ma praegu seisan. Kõrval väga vähe. Oba, kas on lootust kala näha nüüd või? Ohoh. Või lasi lahti või? Just kui tundub, et lasi lahti praegu. Ei, lasi vist. Väike haug vist tuleb siit. Jah, no võt. Hooaja esimene pulk on nähtud. Täielik pulgakeda on, aga kaanid peal ja nagu nad on talvel. Mine, uju. Aga siin ei ole küll midagi, sest vajus lihtsalt põhja. Aga selle gladiaatori vist peaks välja vahetama. See on suht kutu omadega. No vot, see ehmatas isegi vähe. Keegi on ikkagi siin sööma peal väljas. No nüüd on küll kala. Natuke suurem ka, kui see esimene oli siit august. Rahu sõber. Teeme su lahti ja laseme su tagasi. Kasvab suuremaks. Veri on lihtsalt sealt lõpus, et viga ei saanud. Veri tuli tal lihtsalt sealt suu laest või sealt nurgast, et see kala jääb kindlasti elama. No nii, nüüd on meil küll keegi suurem siin vist. Ketrab või siis lihtsalt ketrab nii hullust. Stop, mul tamiilud.
midagi on. Tasapisi tuleb. Jõudis nii kaugele ujuda juba. No nii. Täitsa ilus havi. Ei ole kus see keeras maha. No see on meil ja selline natuke soredam poiss. Kohe lahti. Haug siis selline Metsajärve havi. Noh, circa 60 senti, aga peenike poiss läheb kosub edasi. Filmisse siin. Läheb ja kosub edasi. Ilus kala. Läks ja laulis. Nüüd ta jäi mul tamiili taha kinni vähe. Ära mine koos tamiiliga sõber. Lase see lahti. Ala. Nii. Ai. Jah, näete, kui panete haugi lõpuse vahele näpu, siis juhtub sedasi. Terav värk.